Gerrit Kuldkepp. Teid tuntakse selle poolest, et tegelete maailma positiivsemaks muutmisega. Aga julgeolek, mida see teie jaoks tähendab? Ma tõepoolest tänan. Osalesin sellel sündmusel, mis on tegelikult ülioluline, sest julgeolek määrab ära meie elus selle, kuidas me ennast tunneme oma igapäevaelukeskkonnas, töökeskkonnas, peres, oma riigis elades. Ja kui minu jaoks on julgeolek, võib-olla märgid, mis näitavad, et riigis on või linnas, piirkonnas on asjad hästi, on tegelikult see, kui sul ei ole väga palju sõjaväeüksuseid või siis sõjaväepatrulle väljas. Minu jaoks on ohumärk see, kui nad on liiga palju liikvel, et siis on see, milles on küsimus. Ja minu jaoks julgeolek ongi see, kui ma tunnen ennast hästi oma kodukohas ja oma riigis ja ka kõik, kes siia tunnevad ennast nagu hästi ja turvaliselt, sest et see annab tagasi väga palju meie riigile. Hästi. Kas naiste roll Eesti julgeolekus vajaks ülevaatamist? Ma usun küll. Ma arvan, et naisi peaks veel julgemalt ja veel heas mõttes jõulisemalt kaasama, sest meil on palju öelda. Ja mitte ainult. Vaadake, me peame olema kindlasti kaasatud juba otsustusprotsessidesse, mitte siis, kui on juba otsused langetatud. Täpselt samamoodi, kui me hakkame planeerima mingiski organisatsioonis mingit ettevõtmist, on see siis kriisiplaani koostamine, siis naise roll on tegelikult väga tugev ja väga suur, sellepärast, et tihtipeale on, organisatsiooni meesrollidel on juhtivpositsioonid ja naistele antakse aeg-ajalt ainult täidesaatev. Aga väga hea on, kui me oleme ka otsuste juures, sest me võib-olla näeme maailma natuke teise nurga alt. Milline on teie arvates suurim oht Eesti julgeolekule tänases maailmas? Pigem on minu jaoks on oht see, kui me langeme mingi meeletult suurega küberrünnaku alla, mis ei ole selline klassikaline küberrünnak, sest et me oleme ülemaailmselt tuntud kui e-riik, aga seal on nii palju ja nähtamatut ala, mis teeb natukene ärevaks. Ma tahaksin tohutult suurt rõhku pöörata võib-olla inimeste vaimsele tervisele, sellepärast, et sealt omakorda hakkab kujunema see, kuidas inimesed perekeskselt, sõprekeskselt ühiskonnas käituvad ja toimetavad. Kas nad on oht ühiskonnale või nad on nagu heas mõttes üks osa tervikust, kes nagu toetavad ja tahavad asja paremaks muuta. Et kui meil on nagu siin ja siin on asjad enam-vähem korras, siis me oleme ka tegelikult panustanud oma moodi ühiskonna turvalisusesse ja julgeolekusse. Suur aitäh!